Tere hommikut kõigile! On armuaeg ja võimalus tulla Jumala kotta. Ja me oleme selle kohta öelnud, et kui Jumal lubab, ja täna on Jumal seda lubanud. Ja mis võiks olla meie eesmärk siin täna ja võib-olla teistel kordadelgi. Efesuse kirja 5. peatükis loeme algusest nii. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses nõnda, nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Kui me siin teenistusel olles suudaksime nagu selles elus edasi minna selliselt, et Jumal on meie eeskuju, siis me oleme õigel teel. Võtke Jumal eeskujuks. Aga see on tegelikult nii tohutult suur. Nii tohutult suur ülesanne. Aga kui Piibel niimoodi ütleb, siis usume, et see on võimalik. Ja sellepärast täna me siin koos oleme. Et Jumal võiks olla meil silme ees, et Jumal võiks olla meie südames, et Jumal võiks olla meie eeskuju ja selle alusel ka meie otsuste mõõdupuu. Üheskoos seda teenistust alustades tahaks laulda. Ja meie esimene laul on lauluraamatust number 2, kus me oma mõtted ja pilgud suunamegi Isale, Pojale, Pühale Vaimule. Isa taevas, me austame sind. Tõuseme ja laulame selle üheskoos nii. Aitäh, võtkem istet. Mõne aja pärast me kuuleme Jumala sõna
ja palvetame üheskoos. Aga me tahame ka veel ühiselt laulda ja ülistada ja me laulame siit paar laulu siin ees, olge kaasa laulmas. Kui on mu tee liig raske ees ja kõik on uus ning tundmatu, kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja kummardan su risti all, jätan koormama. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Su kätte end ma usaldan. Taas võin koormata, sest koorma võtnud oled minult sa. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Su kätte end ma usaldan. Su kätte end ma usaldan. Jeesus, võta mu käid
ikka jääd minuga, Jeesus võta, hoia mind. Kui mu tee pimene, Jeesus sa ligi näed, kui mu elu läheneb lõpule. Kuule siis palve hääl, hoia langemast mind minu käed. Jeesus võta, hoia mind. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on ju uus, iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas suvustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on ju uus, iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas suvustavust. Halleluuja, halleluuja.
kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinulle, Jeesus. Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut, kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänulaulu suust, mis seni sajatanud? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastanud? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. kakssada 54 meie lauluraamatus on üks tore lugu, nii nagu enamik siit seest. 254, seda tahaksime üheskoos laulda. Jeesus õnnistuse andis uue elu alguse. Tema usklikud ka seadis valgust andma kõigile. Ja teeme nii, et paneme korjanduse ka kokku, kes tahab seda sularahas teha. Ülekande võimalus on igal ajal.
õnnistuse andis, uue elu valguse. Tema usklikud ka seadis, valgust andma kõigile. Laskem oma valgus paista, keset sünget elu ööd, et võiks eksinud hinged leida jälle isa majja teed. Linn, mis mäe peal ei või mitte varjul olla iial nüüd, nõnda paistku teiste kätte teie teod nii selgesti. Laskem oma valgus paista, keset sünget elu ööd, et võiks eksinud hinged leida jälle isa majja teed. Miljoneid on surmavarjus, kellel pole valgust teel. Neid on süngematu orjus, köitnud pimeduse teel. Laskem oma valgus paista, keset sünget elu ööd, et võiks eksinud hinged leida jälle isa majja teed. Tõuseme ja täname selle ohvri eest, mida oleme saanud kokku panna. Mitte nagu, et iseennast tänada, tubli poiss, et raha panid, aga tegelikult täname Jumalat, sest me teame, iseenesest meil ilma Jumala armuta ei oleks meil mitte midagi anda. Siia maailma tulles me ei ole midagi kaasa võtnud. Ja see, mida me siit oleme saanud, tänu Jeesus, see on kingitus sinu käest. Ja me võime seda kogeda, seda elurikkust, mida sina oled kinkinud. Suurim kingitus meile on elu. Ja sa oled ühtlasi kinkinud ka teisi asju, mis selleks vaja on, eluks ja Jumala kartuseks ja oled andnud võimaluse teha tööd, me pole midagi saanud selleks teha, et meil oleks selline turvaline riik, nagu meil on ja kus meil on töö olemas, kus me saame teenida raha nii palju, et me saame süüa ja eluase ja kehakate ja väga palju muudki, mida tegelikult vaja ei lähegi. Aga Jeesus, sina oled õnnistanud meie elu ja see on kingitus sinu käest, me tahame olla tänulikud sinule, kui väga paljud tuhanded meie maal ei oska tänada sind ja näevad, et see on hästi ja siis ka veel nurisevad. Aga meie tahame tänada sind, sest sina oled hea. Sa oled kinkinud midagi erilist meile, ühe erilise maa, erilise võimaluse, erilise aja siin. Võib-olla siis, kui mõned teised siia tulijad sellest räägivad, Afganistanist näiteks, siis me nagu tajume natuke, mis väärtus meil tegelikult on. Jeesus, tänu sulle selle eest ja tänu selle eest, mida oleme saanud kokku panna, sest see on arm sinu käest ja olgu see selline tunnistus. Me usaldame sind. Mitte see, et me nagu oleme head ja tublid, suudame midagi ära anda, mida väga paljud iseendale peavad ja nagu inimõiguseks peavad seda, et see on nende oma. Aga
olgu see ka üks valgus, mida me näitame, me usaldame sind. Tänu Jeesus kõige eest, aamen. Võtame istet. On hea, kui me jõuame jutluse juurde siis, kui meie mõtted on veel värsked ja mõtlemine jaksab kaasa mõelda. Sellepärast tahamegi kohe jutlust kuulata. Tegelikult ma mõtlesin niiviisi, et see tänane jutlus vast ei olegi päris jutlus, et see on nagu rohkem selline piiblitunni moodi teema. Aga eks siis vaatame, kuidas see välja kukub täna. Sest jutlus väidetavalt pidi sündima siis, kui on inimesed kohal ja on kogudus jumalateenistus, sest et muidu ma ise võin küll mõelda, kodus olen, et küll on tore ja kuidas Jumal ikka aitab, aga võt sellises osaduses, võt seal tekib see õige Jumala sõna jagamine. Ja ma küsin Lauri käest, et kas meil heli on ikka praegu korras või? Vaatame, et selge, meil vahepeal oli mõte, et äkki peab kas teist mikrofoni otsima või teist internetti, aga õnneks polnud kumbagi muud vaja, et kõik on. Ja ma loen Markuse 9. peatükist 42-50 salmid. Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minusse uskujast, sellel oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära. Sul on parem minna vigasena ellu, kui 2 käega põrgusse kustumatusse tulla. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiu ta ära. Sul on parem minna jalutuna ellu, kui 2 jalaga olla visatud põrgusse. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja. Sul on parem minna 1 silmaga Jumala riiki, kui 2 silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi. Aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda, olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Aamen. Inimesed otsivad väärikat elu. Ma arvan, et me kõik, sellepärast, et meis endas on teatud väärikus ja me tahame nagu seda hoida. Ja siis, kui kahjuks on olukorrad, kus nagu nii-öelda väärikate inimesed, väärikused põrkuvad, siis tekivad nagu probleemid. Eriti siis, kui kellegi väärikus kannatada saab. Näiteks juhtub ju ikka vahest, et avalikult kõikide ees korraga antakse nagu ülevaade tema vigadest, mida ta on kõik halvasti teinud ja kuidas ta on halb inimene. Kahjuks see võte on eriti levinud poliitikas, praegu on ka selline valimiste aeg ja ma arvan, et anname nendele andeks, et nad vahest niiviisi teevad. Aga ma arvan, et see ei peaks olema tegelikult avalikus elus ja poliitikas selline. Aga lisaks väärikale elamisele on viimastel aastatel hakatud ka rääkima sellest, et ka elu lõpp peab olema inimestel väärikas. Ma arvan küll, et meie ühiskond on päris jõukas selleks, et nagu ühiskond võiks omalt poolt luua inimestele aina paremad ja paremad tingimused, et elu saaks olla nagu selline inimväärne ja et oleks kõigil hea. Ja mul tundub, et meie elu ongi viimase 30 aastaga tänu Jumalale tõesti paremaks läinud. Ja me juba tänasime selle eest, tänu Jumalale selle eest. Aga see inimlik väärikus ei ole mitte ainult tänane teema, et nüüd on see üles tõstetud, vaid see on olnud kõikide aegade ja kõikide kultuuride inimeste jaoks tähtis, säilitada oma väärikus. Ja kui me lähemegi nüüd piiblisse, siis näiteks Jeesusel oli ju palju vastaseid.
kes püüdsid, et kuidagi tema autoriteeti ja tema väärikust nagu maha tõmmata, öelda, kui valesti ta kõike teeb ja nii edasi. Ja lõpuks tegelikult nad suutsidki Jeesuse ka ristile naelutada, sest et see risti surm oli väga, väga häbiväärne surm, kus nagu justkui selle inimese väärikus on lausa miinust märgiga juba. Jeesus kannatas seda meie eest. Talus seda, et tema väärikus võeti ära, täiesti võeti ära. Aga seal oli tema surmalugude juures oli mees nimega Joosep Arimaatiast. Ja vaat see Joosep Arimaatiast püüdis veel midagi ilusat Jeesuse heaks teha. Nimelt, ta laskis Jeesuse asetada ühte ilusasse hauda. Ilmselt ta oli selle nagu endale mõelnud, et oleks temal selline väärikas haud, aga ta otsustas, ta asetab Jeesuse sellesse ilusasse hauda. Sellepärast, et usuti, et tollel ajal, et kõige hullem surm on surm ilma hauda matmiseta. See pidi olema kõige hullem ja kõige vääritum surm. Arimaatia Joosep tegi Jeesusele veel viimse sellise väärikusteo. Tegi talle hea teo. Sellepärast, kui siin loetud kirjakohas nüüd toob Jeesus välja, et kui keegi püüab patulõksu või solvab ka kõige pisemat temasse usku, et see oleks parem, kui ta oleks veskikiviga merre visatud. Ehk teisisõnu, sellisel inimesel on häbiväärne surm, autu surm, kus puudub igasugune väärikus. Jeesus toob siis võrdlus, ütleb, et selline autu surm sellele eksitajale on isegi parem olukord kui see halb tegu ise. Tähendab, ka see halb tegu, ka see patule viimine, ka see on sõnades kirjeldamatu halb ja autu ja vääritu. Ja Jeesus esineb siin nagu sellise jumaliku kohtumõistjana ja ütleb, et temasse uskujate, tagakiusajate karistus on raske. Vahest me mõtleme, et Jumal, sa näed, issand, sa näed ja sa ei mürista. Kui me näeme, et kellelegi tehakse ebaõiglust ja ka usu pärast nagu kiusatakse taga. Aga see karistus on raske siis, kui tagakiusa ei otsi andestust. Uues testamendis me leiame sellise loo, kuidas apostel Paulus oma nooremas meheeas oli ju kristlaste tagakiusaja. Ja justkui Jeesuse sõnade järgi peaks olema nüüd Paulusel see tohutu vääritu ja miinusmärgiga vääritu surm. Aga Paulus leidis andestuse. Küllap oli tal ka paljud oma hilisemate usukaaslaste käest vaja andeks paluda kogu see kuri, mida ta tegelikult oli teinud. Ja mul tuli ka meelde üks näide ja ma ei tea, kas ma seda juba olen siin rääkinud selle aasta jooksul. Teatavasti nõukogude aeg koolis oli suhteliselt usuvaenulik ja üldse meie ühiskonnas ja see avaldus ka koolis ja seda rakendati ka õpilaste peal. Ja ilmselt ka koolid on olnud erinevad Eestis ja koolijuhid on olnud erinevad ja õpetajad on olnud erinevad. Aga ma olen kuulnud mitmel juhul, et paraku pidid sageli olema nagu õppelejuhatajad need, kes viisid ellu selliseid ideoloogilisi, selliseid usklike vastu, noorte usklike vastu selliseid tegevusi või käike. Ja Jõgeva koguduses olid ka nõukaajal noored, ma usun, et igal pool. Ja see kooli õppelejuhataja siis seal Jõgeval oli usuvaenulik. Aga lühidalt, elu tegi selliseid kummalisi pöördeid
ja siis aastakümneid hiljem ühel jumalateenistusel, ja see võis olla umbes 10 aastat tagasi, said kokku endine õppealajuhataja ja endine õpilane. Ma ei tea, mis nende mõttes päriselt käis, aga kui ma vaatasin nende vestlust, siis ma mõistsin, et endised olukorrad on tõesti möödunud. Jumal on loonud inimeste eludes midagi uut. Vot Jumalas on võimalik selline andestuse kogemine. Jumal näeb meie hingeviletsust ja Jumal näeb meie kahetsust nende tegude pärast, mis ei ole aulised. Jumalal ei ole mingit soovi lasta meid nagu karistusse, vaid Jeesuse läbi me võime kogeda andestust. Ja ma usun, et see on parim, mis inimesega juhtuda võib. Nagu me kuulsime nüüd täna 2 korda juba, et Jeesus rääkis käest, jalast ja silmast ja seda võib kõike võtta otsesõnu. Selles mõttes, et meie käsi võib minna patu tegemise teele ja jalg võib kuhugi patu teele astuda, silm vaatab pattu või juhib meid pattu. Aga teatavasti on piibli sõnum väga sageli nagu selline pildikeelne. Nii et seda kätt, jalga ja silma võib tõlgendada ka natuke veidi teistsuguses mõttes. No käsi, nagu me teame, on mõnes mõttes meie kõige aktiivsem organ, kogu aeg ta niimoodi käib. Ikka küsime, et kuidas käsi käib, mitte kuidas jalg käib. Kuidas käsi käib, kogu aeg käib kuhugi varrukast sisse ja välja sageli. Ja ma lugesin kusagilt, et ka inimese viha väljendub just sageli käe kaudu. Kuidagi nagu liigub see asi niimoodi. Aga see käsi, kui nüüd piiblis vaadata, siis see tähendab ka nagu sellist võimu. Apostlite 7.50 on salm, kus on Jumala sõnad öeldud, eks minu käsi ole kõik need teinud. Issanda käsi tähendab sellist jumalikku võimu ja jumalikku väge. Aga Johannese 10. peatükist leiame, keegi ei kisu minu omasid minu käest. Ja sama mõte on ka Luuka evangeeliumi 1. peatükis, et see käsi tähendab ka Jumala kaitset ja Jumala tuge. Nii et igal juhul nagu sellist meelevalda ja nagu sellist võimu. Ja tegelikult eks ole nii, et ka meil on võime ja ka meil on meelevald pakkuda kellelegi kaitset ja toetust. Tõesti on ka palju muid asju, mida me võime teistele sõna otseses mõttes anda ja jagada. Ja me kohtume tegelikult üsna sageli selliste inimestega, kelle heaks me suudame tegutseda või keda me suudame toetada. Kelle selline heaolu ja kelle julgustamine on nagu meie kätes. Ja kui me ütleme meie kätes, siis sageli väljendub see hoopiski ju suu kaudu. Võib-olla tõesti on vaja sõnadega kedagi julgustada või olla kellegi kõrval. Need võivad olla meie tuttavad, meie töökaaslased, naabrid, pereliikmed. Ja nüüd Jeesus ütlebki, et kui me ei kasuta oma võimet nende heaks, vaat siis on see meile patuks. Siis on see nagu selline Jumala vastane tegu. Ja küll me usun, et me võiksime täna nagu hüüda ja paluda Jumala poole, et Jumal, anna meile andeks need patud, need tegemata jäänud teod. Jalg. Õpilased vanasti istusid õpetaja jalge ees, sest et õpetajalt neil oli midagi õppida ja õppida tuli alandlikkuse positsioonil, tuli õppida madalamalt. Vanal ajal oli Lähis-Idas võis kohata ka sellist kommet, kus sõjas vangistatute peale asetas siis võitja oma jala.
näitas ära, kus on koht. Näitas ära oma üleoleku. Jalg tähendas nagu sellist mõju. Kui sul on kellegi suhtes üleolek, mida sa ka teadlikult välja näitad, siis see on Jumala vastane tegu. See on täiesti Jumala vastane tegu. Ja kui me tulemegi nüüd tänasesse päeva, andku Jumal meile andeks need asjad, mida me oleme valesti teinud. Ma olen ka kohanud neid, räägime nüüd vaktsineerimisest ja mitte vaktsineerimisest, see on nii kuum teema siin, kõik juba räägivad sellest, et ei saa ka koguduses silmi sulgeda selle teema ajas, et võt see justkui nagu ei puudutaks meid. Et ma olen kohanud neid vaktsineerituid, kes on nagu kuidagi üleolevad nagu nende suhtes, kes on otsustanud, et nemad ei vaktsineeri. Aga ka vastupidi. Ka need, kes otsustanud, et nad ei vaktsineeri, need on korraga üle nende suhtes, kes on vaktsineeritud. Aga tegelikult me ei vaja vastandumist, ega me ei vaja nagu sellist üksteisest üleolemist ja üleoleku näitamist. Luuka 1:76-79 on sellised sõnad. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus. See suunab meie jalgu rahuteele. Jeesusel oli ülesanne tuua rahu vaenutsevate osapoolte vahele. Ta pidi suunama nende jalgu rahuteele. Ma arvan, et me oleme võib-olla isegi laulnud seda laulu, Jesaja 52:7, kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile, sinu Jumal on kuningas. Jalad rahuteel ja sõnumitooja sammud, see on üks sama mõte. Ka tegelikult meile on antud ülesanne olla rahutegija ja rahulepitaja, inimeste lepitaja. See ei ole meil iseenesest võimalik, vaid see on võimalik Jeesuse abiga. Temale on see ülesanne antud ja ta on nagu selle meile ka edasi andnud. Silm on paljude kultuuride jaoks ja ka rahvapärimuste jaoks nagu selline väga huvitav organ. Mõni ütleb, et tal on 3. silm kusagil, niimoodi siin ja näeb kõike. Kunagi, kui ma koolis käisin, see võis olla 2. või 3. klassis, siis õpetaja, meil oli küll asendusõpetaja, ta oli vanem õpetaja, siis ütles, et ma võib-olla ei vaata teid silmadega, aga mul on siin üks asi, mis tajub ära, mis näeb ära, kui te ei mõtle kaasa ja kuidagi siin olete niimoodi halvasti. Ja see mõjus meile 3. klassi õpilastel väga hästi. Suutsime ennast korras hoida. Efeesuse 1:18 räägib meile südamesilmadest. Kas te teadsite, et ei ole südamesilmad ka? Südamearstil käite siis küsige, et mis värvi mu silmad on. Südamesilmad. Aga Paulus kirjutab, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. Ja seda pidid need südamesilmad ära tajuma. Efeesuse 1:18. Matteuse 20:15 on isanda sõnad Sulasele, see on üks Jeesuse mõistulugu. Isand ütleb Sulasele, kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? No, silmavaade väljendab siis inimese südame hoiakut. Ja südames võib olla kadedust ja ükskõiksust. Aga mõnikord võib-olla me oleme kohanud, et ka südames võib olla nagu teatud kurjus, mis nagu väljendub kuidagi silmade kaudu. Aga igatahes siin räägib Jeesus sellisest vaatest, mis nagu silmavaatest, nagu mis õhutab üles pattu. Ja see tuleb südamest, see ei tule silmast tegelikult.
aga sa saad alati oma silmad ära pöörata. Sa saad ka oma vaate pöörata Jeesuse peale. Sa saad oma südame pöörata Jeesuse poole. Üks laul ütleb, mida me mõnikord nendest väikestest laulikutest, mis on seal klaveri peal, oleme laulnud, ütleb, et pöördu Jeesuse poole nüüd ja vaikides ta ette kummardu. Ta andeks annab patusüü, on suur tema armastus. Käsi, jalg ja silm, võim, mõju, üleolek, meie südame hoiakud, need kõik on need, mis võivad meid viia nagu Jumala vastasesse olekusse, nagu patutee peale. Ja lõpuks on see, mis on piiblis mitmes lauses seal öeldud, selline väga, minu arust väga hull ja selline väga raske lause, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja ma olen ikka mõeldud, et mida ma selle lausega pean peale hakkama, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. No võib-olla teil tulevad ka mõtted, aga ma ei hakka neid mõtteid kõike rääkima, mis mul tulevad pähe praegu selle lausega seoses. Aga see pilt pärineb tegelikult prohvet Jesaja raamatust. Seal on 66. peatükis selline salm. Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu. Nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu. Ja nad on jälkuseks kogu inimsoole. Sellel uss ei sure ja tuli kustu, selle väljendil on või oli oma väga kindel tähendus juutide kultuuriruumis. Ma ei tea, kas te olete lugenud Jeesus Siiraki tarkusraamatut, kas on võib-olla keegi, kes on seda lugenud? Ja seal üleval üks käsi ja võib-olla keegi internetis ka on lugenud Jeesus Siiraki tarkusraamat. Ja ta ei ole nüüd päris pühakirja osa, aga on nüüd teoloogid leidnud, eriti Vana-testamendi teoloogid, et selles Siiraki tarkusraamatus väga sellisel tõsisel ja väga suurel määral peegeldub nüüd see juutlik tarkus ja kogu see arusaamine ja juutide kultuur ja tema mõtteviis. Ja seal Siiraki 19. peatükis alguses on öeldud, vein ja naised eksitavad tarku ja kes hooradega seltsib, läheb pööraseks. Kõdu ja ussid pärivad tema ja jultunud hing võetakse ära. Veel on Siiraki 10. peatükis. Ülbus on vihatav issanda inimeste ees ja ülekohus on patt mõlemate meelest. Valitsusvõim läheb rahvalt rahvale ülekohtu, vägivalla ja saamahimu pärast. Miks suurustab põrm ja tuhk tema, kelle sisikond lüüakse segi juba eluajal? Pikaldane haigus pilkab arsti, täna kuningas, homme surnud. Sest kui inimene sureb, siis on tema pärisosaks roomajad, metsloomad ja ussid. Ülbuse alguseks on inimese taganemine issandast ja tema südame loobumine oma loojast. Teisisõnu, see väljend uss ei sure ja tuli ei kustu, selle tähendus on jah, tõesti ülbed, rumalad ja autud on inimesed, kes lasevad ennast juhtida patu sisse. Ja patt on see seisund, mis on Jumala vastu. Nii et kui te loete seda uss ei sure ja tuli ei kustu, siis see märgistab neid ülbeid ja Jumalast taganenud inimeste, autuid inimesi, nende seisundit. Ja see on nagu Jumala hinnang, see ei ole meie hinnang, vaid see on Jumala hinnang, mida tema kord igavikus kohtu ees annab. Kuidas siis hoida ennast patust? Kuidas siis hoida, et me ei muutuks Jumala vastaseks, et me ei loobuks issandast, nagu Siirak ütles. Ülbuse alguseks on inimese taganemine issandast. Aga Jeesusel on selle jaoks lihtne vastus ja selle sama vastuse leiame ka sellest samast evangeeliumist Markuse 9. peatükist. Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Väga lihtne.
see ei tähenda, et me peame soolapakiga käima ringi, vaid nagu ma ütlesin, paljud asjad on siin nagu piltlikus mõttes ja me peame nägema, mis on selle pildi taga. 3. Moosese 2.13 ütleb, et see sool on osaduse sool Jumalaga. Täna alguses me alustasime ka teenistust sellega, kus vend Peeter ütles, et võtke Jumala eeskujuks. Võtke Jumala eeskujuks. Osadus Jumalaga hoiab meid tõesti õigel teel. Osadus Jumalaga tähendab, et meil on ka omavahel rahu. Ja ka see omavaheline rahu tegelikult hoiab meid õigel teel. Et ma soovin, et me hoiame siis osadust Jumalaga ja hoiame osadust omavahel. See on meile tõeliselt kasuks ja õnnistuseks. Kiitus Jumalale selle eest. Halleluuja. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Issand Jumal, me täname sind, et sa oled meile täna oma sõna kinkinud. Me oleme seda lugenud, seda kuulanud. Me täname issand sind nende laulude eest, mida me oleme kaasa laulnud. Me täname sind, et sa oled heliloojatele andnud oma vaimu juhtimist nende laulude kirjutamiseks ja Jeesus, me täname sind, et need laulud ka puudutasid meid. Kiitus sulle selle eest. Ja Jeesus, me palume, hoia meid kiusatuses langemast, hoia meid patu eest. Issand, luba, et meie osadus sinuga võiks olla väga tugev. Meie osadus sinuga võiks kasvada. Issand, aita meid, et me võiksime ära taibata need inimesed meie ümber, keda me peaksime aitama ja kellele peaksime toeks olema, keda me peaksime austama, keda me peaksime armastama. Ja issand, ma tänan sind, et sa juhid meid. Tänu sulle, et sinu silmad on need, kes vaatavad nende peale võimsasti, keda aidata. Kiitus sulle, issand. Jeesus, me täname sind, et sa hoiad meid nagu oma silmad ära, oma peopesa peal. Tänu, Jeesus, sulle, et sa kannad ja juhid meid ja luba, et tõesti see osadus sinuga, osadus üksteisega võiks nagu väga tugevasti meie elus väljendada. Ja me täname, issand, et sa puhastad meid kogu ülekohtust, puhastad meid kogu patust. Me täname, issand, et me võime sinu käest andestust paluda nende tegude eest ja nende mõtete ja sõnade eest, kus me oleme tegelikult nagu sinu vastased olnud. Issand, me ei taha olla su vastased. Me tahame olla sinu poolel. Kiitus sulle, issand, selle eest. Me täname, et Jeesus, sina surid meie eest, kandsid meie patud ja me võime elada püha ja vaba ja õiget elu puhta südamega. Kiitus sulle, issand, selle eest. Tänu, Jeesus, sulle selle igavese osaduse eest. Halleluuja. Aamen. Võtke palun istet. Nüüd on mul mõned teated öelda. Meie jumalateenistus ei lõppe mitte nüüd kohe, vaid jumalateenistuse osa on ka Uue Testamendi järgi armastussöömaaeg. Ja meil on täna väike kohvilaud, mis on ka siis jumalateenistuse osa, nii et peale teenistust võib minna alla ja me täname ka selle osaduse pidamise võimaluse eest. Aga kes muidugi internetis on, nemad peavad omavahel kodus ilmselt kohvi jooma ja kooki sööma, et ei jää muud üle. Aga tänu Jumalale ka selle eest, et on võimalus osadust pidada. Ja siis täna meil algab ka esimene koguduse kooli selline tund, et see on siis peale meie osadust ja meie armastusosaduse aega. Umbes nii, enne 1 võib-olla, ma vaatan, kell on alles vähe. Et siis need, kes koguduse kooli jäävad, palun siis koguneda siia üles peale söömaaega. Nii, aga nüüd on meil vist ka mõned teated tulevad ekraanile.
ja homme on meil Lõuna-Eesti töötegijate kokkusaamine, palvetame ka nende pärast, kes üle Lõuna-Eesti kogunevad ja Tartu Kolgata koguduses on see. Siis teisipäeval on meil ülistus- ja palveteenistus, kus meid sõnaga teenib pastor Valdo Maamägi, tema tuleb Tõrvast ja lauluga teenib meil, kirjutasin sinna diakon, sina kirjutanud, jah? Ei mahtunud ära. Lauri Meri on meil ju diakoniks ordineeritud ja tõesti me täname selle teenimisest, mida ta teeb, aga ta nüüd ka laulavad siis Heliriiniga ja teenivad ülistuses teisipäeva õhtul. Ja see on kell 18:30 siis meil koguduses. Kui jumal lubab, siis neljapäeval on ka segakoori proov, mis möödunud kord ära jäi. Siin mitmetel põhjustel ma vabandan, kui keegi tuli kohale ja uksed olid suletud. Aga jumal kingib armu, et me seekord 30. siis saame teha segakoori proovi. Ja kui jumal lubab, ja usume, et ta lubab, pühapäeval tulla kokku uuesti kuu esimene püha oktoobrikuus ja ka üheskoos leivamurdmist tähistada. Aga nüüd on meil armas õde Rutt siin, kellele me möödunud kord palusime õnnistustega kaarti andnud. Ole hea, Rutt, ja tule siia meie ette. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Armas Rutt, olgu su päevad ja uus aasta täis Jumala ligiolu, armu ja juhtimist. Õnnitlus soovitakse sinu kogudus ja Karjane. Ja nüüd on meil hea võimalus palvetada Ruti eest ja tuua ka mõned eespalved. Tõuseme. Issand Jeesus, me täname sind, et sa oled armsa õe Ruti meie keskele kinkinud ja sa oled teda noorusest alates oma kätel kandnud ja hoidnud ja varjanud ja me täname issand selle eest. Ja Jeesus, me õnnistame tema uut eluaastat ja me täname, et me võime olla ka üheskoos osaduses, olla Ruti kõrval ja olla üheskoos koguduses. Jeesus, me täname sind selle armu eest ja tänu sulle, et sul on ka head sõnumid Rutile. Jeesus, õnnista tema tervist ja õnnista tema toimetulemist. Sa näed, kui võib-olla kodus on ka mõningaid selliseid olukordi, mis vajavad ka sinu abi ja juhtimist. Jeesus, me palume ka need sinu kätte, issand. Kanna läbi nendest olukordadest. Ja me palume ka Ruti suure pere pärast. Õnnista ka tema lähedasi kõik ja lapsi ja lapselapsi ja veel kaugemad tulevad põlve ka. Jeesus, me täname sind, et need õnnistused kanduvad üle ka teistele. Ka võib-olla nendele, kes ka Ruti suguvõsast või hõimust ei ole ka nagu sinu omad. Issand, sul on ka oma õnnistused nendele. Ja me täname sind, et ka Rutt on üks eespalvetaja. Issand, kingi ikka jõudu ja vastupidavust olla eespalvetaja. Tänu Jeesus sulle selle eest, me võime Rutti sinu ette kanda. Aga issand, me toome ka mõned eespalved sinu ette. Üks eespalve on ühe pere pärast, kus perepea on oma abikaasa suhtes väga vaenulik. Ta ähvardab ja sõimleb ja kus naine on väga raskes olukorras. Ja Jeesus, me palume sinu armu sellele ääretult ebameeldiva käitumisega inimesele. Ta ei ole küll alkohoolik, aga issand, ole talle armuline, et ta võiks tunnetada, et ka tema abikaasal, tema naisel on ka oma väärikus. Issand, ära lase sellel mehel sattuda sinu vastaseks. Jeesus, me palume sind, et ta võiks ka pöörduda sinu poole ja issand, sina võid tema päästa sellest olukorrast. Tänu Jeesus sulle, me õnnistame sinu nimel seda perekonda. Me palume ka ühe meie koguduse õe eest eespalvet, kes läheb homme oma uuringutele arsti juurde ja õde kirjutab ka oma palvesoovis, et ka oma tervisehädades ta loodab abi oma loojalt. Ja ka seda, et
uuringu vastus oleks positiivne. Jeesus, me palume, nii nagu ka armas õde on meile selle palvesoove esitanud, issand, tee sina temale head selles tervise raskes olukorras ja anna talle ka julgust, anna talle rõõmu ka, kui ta peab arsti uuringutele minema, mis on ka võib-olla ebameeldivad, aga issand, kanna teda justkui nagu unenäoliselt nendest uuringutest läbi. Jeesus, ja ma tänan sind, et sa kingid talle tervise. Kiitus sulle, issand, selle eest ja me palume seda sinu nimel. Ja toome sinu ette ka ühe 7-aastase noore poisi ja tema perekonna, kui sellel noorel poisil on avastatud leukeemia. Jeesus, me palume sind, et see ravi, kui ta seda saab, et see võiks olla tõesti efektiivne ja tema tervenemine võiks olla kiire. Jeesuse nimel me palume seda. Ja kingi ka rahu sellele perekonnale, kes on ka sinu teenijad, Jeesus. Ja ma tänan sind, et sul on head sõnumid ka sellele perele. Tänu sulle, et me võime üheskoos tuua kõik oma mured ja rõõmud sinu ette. Kiitus, ülistus sulle selle eest. Sa kuuled meie palved. Halleluuja. Aamen. Ja, aitäh sulle. Võtke istet, palun. Selle teenistuse selle osaga siis, nagu me kuulsime, teenistus jätkub kuni õhtuni või siis kui kaua. No igatahes psalmist palus küll, et ta võiks eluaeg olla Jumala kojas. Aga see on siis edaspidine arutluse teema. Aga praegu me selle osa siis lõpetame üheskoos lauldes selline traditsiooniline lõpulaul 201. Ja kord näeb ette, et me laulame selle laulu seistes. See on küll meie oma tehtud kord. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna me issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Halleluuja. Aamen. Õnnistatud uut nädalat.